kuidas siis klassikalist suuska peaks määrima? Klassikalise suusale määrimine on põhimõte selles, et igalühel on omad kilod, oma raskust siin maamunal kanda ja selle järgi valitakse siis talle sobiva paindega suusad ja märgitakse ära pidamisala, kus pannakse siis pidamismääret ja siis see ala, mis ei kuulu sinna, ehk siis otsad, on siis libisemismääre. Keskendume siis sellisele määrimisele, kui väljas on plusskraadid ja väljas on ja lumi on märg. Ehk siis kliistri määrimine. Ja kliistri määrimisega, nagu öeldud, tegelevad rohkem spetsialistid ja ma soovitan kodus soojalt mitte ise kliistrit hakata panema, sest siis võib tulla peretüli ja kui te mäkerdate ära selle kliistriga kogu köögi, siis ma arvan, et saun on garanteeritud. Sauna tõestuseks ma lihtsalt näitan teile, missugune see kliistrimääre välja näeb ja miks sellega mitte kodus ise tegutseda. Et esiteks ta kleepub, siis ta ei taha kuskilt maha tulla, aga ta on ülihea pidamismääre sooja ilmaga. Ehk siis selline asi pannakse alla, aetakse laiali, triikrauaga soojaks, kaetakse ära teiste määretega ja siis võib minna suusatama. Oletame, et ta oli meil siin all ja me käisime juba sellega suusatamas ja nüüd me jõudsime koju ja siis ta hakkab igale kehaosale väga meelsasti külge, nii et ta on üks ebameeldiv seltsiline. Aga siis tuleb sellest ka lahti saada ja jälle, kui te nagu ei taha ise hakata sellega tegelema, siis on spetsialistid need, kes teid aitavad, kellel on olemas spetsiaalsed lahustid, mis võtavad seda sama kliistrit väga lihtsalt ära, mis priserdatakse siis nagu siia sama kliistri peale. 2 sekundit ootamist või 3. Ja siis kerge käe liigutusega enamus sellest määrdest eemaldub. Nagu me ennem ka rääkisime, osad inimesed oskavad paremini määrida, osad halvemini ja vastavalt sellele siis tuleb ka minna spetsialisti juurde määrima. Et seal võite olla 100% kindel, et saate õige määrde alla ja naudite suusatamist täiel rindel. Kui ise teete, siis on 2 võimalust, kas olete spetsialist ja teete samamoodi hästi või siis olete pannud mööda libisemise ja pidamisega ja elu on raske.